Tere, mina olen Birgit ja ma tervitan teid siit avaekspertide Pärnu maanteesalongist. Minu kõrval on täna Eerik. Tere, Eerik. Tere. Väga hästi läheb, tänan küsimust. Tere. Eerik, ma kuulsin, et sa ehitad maja. Täpselt nii. See majake kerkib mulle Saaremaa läänerannikule. Milline see maja on? Kas see on selline modernsem või palkmaja? Või... Modernne maja see ei ole, sest see ei ole päris lubatud. Küll aga seal on modernsed elemendid, aga ma tahan seda Saaremaa maa lähedust hoida. Seega see saab olema sellise modernse ja maa lähedase selline ilus hübriid, ütleme niimoodi. Väga huvitav. Aga see uus maja on siis vaja ära sisustada aknakatetega? Absoluutselt. Ja sellepärast me oleme täna siin avaekspertide salongis sinuga. Täpselt nii. Räägi, kuidas sa jõudsid avaekspertideni? Ma käisin ehitusmessil paar nädalat tagasi ja siis nägin nende stendi. See oli väga hästi tehtud ja seal oli kaks asja, mis nagu olid magnetid ja tõmbasid mind sinna ja kõik läks väga hästi. Usaldasin oma sisetunnet ja ei pettunud. Aga on see sinu esimene kord nii suur tellimus teha? Oh ja. Esimene kord? Täiesti esimene kord, jah. Et ühesõnaga maja sisustamisega sa varem niimoodi tegelenud ei ole sellisel kujul? Ei, kogu see maja, mis praegu seal ehitamisel on, siis see kõik on minu peaga toimub esimest korda, jah. Aga kas sul oli siis selle esimese korra puhul ka mingisuguseid eritingimusi nende aknakatete puhul? Jaa. Oli küll. Nad peavad sobima kindlasti interiööriga ja olema ka pimendava funktsiooniga, sest kui magamisaeg on käes, siis peab kõik pime olema, aga stiilne ilmselgelt ka. No selles ei saa kahtlustki olla, et uue maja puhul võiks ka pisut stiili juures olla. Aga küsime nüüd natukene meie projektijuhi Eda käest lähemalt selle Eeriku valiku osas. Et kuidas sulle endale tundub, et kas on põnev sellist suuremat projekti teha? Või on see sul uudne või on see selline nagu asi, millega sa harjunud oled? See ongi meie põhitöö. Loomulikult iga objekt on uus ja huvitav, alati on midagi teissugust, alati on kliendi eripärad, aga alati on täislahendust põnevam ja selles mõttes, ütleme, tulemuslikum pakkuda. Aga räägi meile natuke lähemalt sellest ka, et kas sa teed seda projekti koos Eerikuga üksi või on sul mingisugune suurem tiim? Meie omavahel loomulikult arutame asjad detailideni läbi. Avaekspertidel on terve tiim taga, kõik tootmine, kõik erinevate osakondadega. Aga siin meie omavahel ikkagi paneme asjad paika, mis kuhu ta soovib täpselt ja leiame need õiged tooted. Aga räägi, et millele on siis Eeriku silm juba peale jäänud? Jõudsite te vaadata? Jaa, tema lemmik oli siis... See oli üks nendest magnetitest, mis mind sinna tõmbas. London kardin, mis siis üks kardin teeb ära 2 kardina töö. Et ei ole vaja panna nii päevakardinat kui küljekardinat, vaid sama kardin siis olenevalt, mis asendist on, paistab kas läbi, ehk siis on nagu päevakardina tööd teeb ja kui ta siis kinni keerata, muutub ta varjuvaks kardinaks. Ja samal ajal saab siis igast vahest läbi käia, kui on siin taga uks, lükanduks, terrassiuks, kellel siis mis olukord. Ja see on siis üks nendest valikutest, on ju, ma saan aru, et see siis selline hitt-toode, mis jäi siis silma. Kas Eerikul on veel midagi, mis talle meeldis? Jaa, ta on meil sellise praktilisema meelega ja talle jäid silma siis ka ribakardinad ja voldikardinad. Ja lamellkardinad. Ja edasi veel järgmised lamellkardinad. Need on lamellkardinad. Need on lamellkardinad. Okei. Ja need on siis milliste tubade sisustamiseks mõeldud või? Praegu ta valis siis voldikardinad välja tualettruumi ja välisuksele läksid. Ja magamistuppa ja elutuppa ja kööki valis ta lamellkardinad.
kas need on ka sellised, mida saab nagu pöörata, on ju, täpselt nagu siis need Londoni moodi kardin jah, et saad riba keerata risti, et ennast varjata ja saad ka täitsa ära korjata akna eest, et aken oleks vaba. Ja see on üks suur tingimus, kuna tal on palju ilusat loodust akna taga, et siis see võimalikult välja tuleks kogu aeg. Okei, selge. Aga Eerik, ma ütlen ausalt, et kui ma vaatan siin salongis ringi, et siin on erinevaid hästi praktilisi kardinaid, aga siin on ka selliseid ilusaid kangaid ja mulle tundub, et hetkel sa ei ole valinud ühtegi sellist kangast kardinat. Jaa, hetkel seda valikut ma pole veel teinud, sellepärast et ma tean, milline maja seest välja nägema hakkab ja see on ju tegelikult suurim asi, mis mõjutab kardinate valikut, just nimelt milline on sisustus. Ja lihtsalt need valikud praegu hetkel sobivad kõige rohkem, aga ütleme niimoodi, et ühe ruumi suhtes ma olen siin selle meie vestluse aja jooksul jõudnud juba hakata mõtlema ka tekstiilile. Seega kangaste valik on siin mega suur ja ma usun, et seal peitub see üks, mis võidab minu poolehoiu kindlasti. Jaa, aga räägi, mis sind nagu kõige rohkem üllatanud on nende avaekspertide puhul, tootevalikust või teenuse puhul, et üleüldse? No tootevaliku puhul on kindlasti see, et kui suur see on. See on ikka väga suur, siit leiavad kõik endale kindlasti midagi. Ja teine asi on siis see, et kui nüüd rääkida eksperdist edast, siis kui palju tegelikult oma peas mõtled asja valmis, räägid eksperdiga jutu ära ja see enda algselt hea tundunud valik muutub veel paremaks just nimelt selle eksperdi täiendustega siis. Nii et siinkohal väga professionaalne ja maitsekas lähenemine, mis mulle väga meeldib, sest mulle alati meeldib mitte nagu enda valikud, vaid parim valik ja üheskoos siin jõudsime siis parimate valikuteni. No ma loen siit tegelikult Eeriku vastusest juba üht-teist välja ka, aga kuidas sulle tundub, kas leidsite kõikidele tubadele hetkel sobivad valikud ette, sobivad tooted ja sobivad aknakatted? Praegu tundub, et jah. Väike arutelu veel käib mõnedes tubades, aga tundub, et enam-vähem suund on teada. Tal on üsna kindel arusaama oma soovidest, mis alati tegelikult lihtsustab kogu projekti. Et ma usun, et me saame kaupale. Selge, aitäh Eerik, aitäh Eda. Hetkeks me jätame siit salongist hüvasti ja kui Eerik on oma majale aknakatted ette saanud, siis me läheme kindlasti külla ja vaatame selle suurepärase tulemuse üle. Aitäh, näeme. Tšau.